Nüüd oleme me tulnud Tallinna Tehnikaülikooli. Kas te teadsite, et selleks, et siit koolist teadmisi saada, ei pea te olema üldse tudengid ega ka kooliealised? Piisab, kui te tulete siia Tallinna Tehnikaülikooli muuseumisse, kus on üles seatud väga huvitavad ja harivad eksponaadid. Me saame siin teada päris palju tehnikavaldkonnast, et võiks öelda, et meie muuseum on üks väga väheseid tehnikavaldkonna muuseumi Eestis. Kuna me oleme Tehnikaülikooli muuseum, siis otse loomulikult me püüame ennast maksimaalselt kursis hoida, mis teaduses toimub, mis uusimast saavutused on, millega meie enda teadlased tegelevad ja mille eest neid tunnustatakse ja püüame seda siis ka võimaluste piires kajastada oma näitustel. Mis praegu fookuses on? Hetkel on siis muuseumi fookuses on 2 suurt valdkonda. Energeetika valdkond meie ühes näitusesaalis ja siin minu selja taga toiduvaldkond. Ja see on nüüd tõesti väga-väga värske näitus, just enne suurt suvehooaega sai avatud ja sellega me tahame siis köita inimeste tähelepanu just nimelt toidu ja toitumisega seonduvale. See on äärmiselt lai valdkond, äärmiselt mitmekihiline valdkond ja puudutab absoluutselt igat ühte, alates siis lastest kuni kõrge vanusega inimesteni ja peaks tõesti igat ühte nagu vägagi puudutama ja panema mõtlema, mida suhu pista, kuidas süüa, kui palju süüa ja millised on selle kõige mõjud ka meie enda keskkonnale ümberringi. Täna oli siin üks lasteaiarühm. Kui tihti teil neid lasteaiarühmad käivad ja mida te neile pakute? Meil käivad lasteaiarühmad üpriski sageli, aga muidugi me loodame, et neid tuleks ikka aina rohkem ja rohkem, sellepärast et me suudame neile pakkuda ikka päris toredat tegevust, aktiivset tegevust ja see on nende jaoks on see ikkagi lasteaia oma igapäevasest keskkonnast välja tulemine palju suuremasse ja põnevamasse keskkonda ja siin laste silmad ikka säravad, kui nad siia meile sisse astuvad ja vaatavad, mida kõike siin näha saab. Olite siin täna hommik otsa siin muuseumis. Mis te siin teada saite? Saime teada, et kuidas raketti saab ehitada paberist, et põlevast kivist saab ka elektrit teha. Et prügist saab elektrit teha. Et lampi saab plaksuga põlema panna ja plaksuga kinni. Need rakette oli ka nii lahe teha. Rakette on lahe teha. Et soovitate kõigile lastele siia tulla? Jah. Kas ka sünnipäevi saab siin pidada? Ja me peame sünnipäevi ka. Aastaga on meil see sünnipäeva pidamiste arv nagu oluliselt kasvanud. Meil on see enam-vähem igal nädalavahetusel on elu käib, lapsed peavad sünnipäevi ja meil on hästi hea meel selle üle, et lapsevanemad nagu aina rohkem seda võimalust kasutavad. Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Rasmus, palju õnne sulle. Lapsevanemad just rõhutavad seda, et lastele me pakume mõtestatud tegevust ja nad saavad siin targemaks, ehk et nad tulevad see ülikooli seinte vahele ja konkreetselt muuseumi seinte vahele ja nad hakkavad juba siin midagi õppima. Et nad näevad, mis on teadus, missugused asjad, esemed tekivad nagu siis teadlaste ja inseneride töö tulemusena ja mis sellest kõigest kasu on ja kuidas see kõige siis meid ümbritseva laia maailmaga seotud on.